Juba koalitsiooni lagunemise päeval teatas välisminister Margus Tsahkna, et nüüd, kus sotsid on pardalt maas, tuleb hakata kõvasti püksirihma pingutama, sest paks riik käib meil üle jõu. Kärbetest on räägitud küll viimased 2 aastat, kuid Kristina Kallase sõnul tuleb nüüd suunata aur mujale. See, millest me räägime, on ikkagi regulatsioonide vähendamine ja selle koorma maha võtmine ettevõtlussektorilt ja ühiskonnalt tervikuna, millega on regulatsioonidega praegu peale tulnud. Ma olen siin näiteid toonud, et lasteaiad ja koolid minu haldusalas on need asutused, kus käib 2 erinevat ametit kontrollimas keskkonda. Ehk siis, et kõigepealt käib Tööinspektsioon, kes vaatab, et kas õpetaja pea kohal olev lamp on õige valgusega, ja siis tuleb Terviseamet, kes kontrollib, kas lapse pea kohal olev lamp on õige valgusega. Regulatsioonide kontroll ja aruandlus toimuvad riigiametites ja allasutustes, mis tõttu tuleb Kallase sõnul suunata pilgud esmalt sinna. Seeläbi võib ka ilmneda, et mõni amet ei täida enam oma eesmärki. Meedias on juba ilmunud ka suured pealkirjad, just kui soovitaks Kallas sarnaselt sotsiaaldemokraatidega kastid kokku pakkida näiteks Keskkonnaametil. Keskkonnaametis on täna 151 inspektorit ja sellega me teeme kogu Eesti keskkonna järelevalvet. Alates Hiiumast Võruni, alates maavaradest kuni kiirguseni, õhk, metsandus, kalandus, kõik. Ja lihtsalt vastukaaluks ja mõtlemiseks kõigile Eesti kogu keskkonna järelevalve tehakse ära 151 inimesega, aga Tallinna linnas, näiteks munitsipaalpolitseis, on 174 inimest. Ma meelega seal saates ütlesin, et ma toon näiteks ja räägin tinglikus kõneviisis selleks, et keegi ei arvaks, et ma teen siin ettepanekut Keskkonnaametit kinni panna mingil juhul. See on lihtsalt näide, aga neid näiteid, ma arvan, me võime kümneid ja kümneid ja kui me seal need regulatsioonid, kattuvused, üleliiksused ikkagi maha lihvime ja tagasi tõmbame, siis tõenäoliselt esiteks nendel ametnikel, kes seda tööd teevad, muutub töö mõttekamaks, nad saavad teha tegelikult seda tööd, mis päriselt lisandväärtust toodab ja teiseks tõenäoliselt ei pruugi meil ka nii suurt hulka ametnikke vaja minna. Vakra nõustub, et kärpida saab alati, kuid alustada tuleb nõuete ja seeläbi ka Keskkonnaametile seatavate ülesannete vähendamisest, sest neid on aastatega vaid juurde tulnud. Opositsioonipoliitikud rõhutavad kärbetest rääkides pidevalt, et kokku tuleb hoida ministeeriumitest. Nagu te näete, siis siin minu kõrval pakitakse hetkel kaubaautosse Haridus- ja Teadusministeeriumit, sest kärped on olnud lihtsalt nii suured ja edasi tuleb liikuda väiksemale pinnale. Kristina Kallase sõnul ei ole ka teistes ministeeriumites lihtsalt võimalik enam kuskilt kokku hoida. Opositsiooni pingilt võib rääkida igasuguseid asju, et võiks ju 300 miljonit kokku korjata, aga kui hakata küsima, et kus sa selle 300 miljonit kokku korjad, siis jäetakse nõutuks, eks ole. Inimesed ju tunnetavad seda omast käest, mis see kärbe tähendab. See tähendab ka huvihariduse tagasitõmbamist, kõrghariduse toetuse tagasitõmbamist. Kallas näeb, et riigiasutusi võiks hakata kullipilgul üle vaatama eraldi Riigikantselei juurde kuuluv töörühm, sest kõrvalpilk on tihti palju efektiivsem. Seal peaks väga selged mõõdikud juures olema, et kui palju neid regulatsioone siis vähendatakse, mis selle tulemusena ka ametite arvudes juhtub, et ametit ennast tagasi reguleerima panna on väga keeruline. Veel kord, meil ei ole vaja abi ei väljaspoolt ega seespoolt. Meil on vaja selgemaid õigusakte, julgemaid otsuseid, kuidas vähendada erinevaid nõudeid ja Keskkonnaameti ülesandeid ja kohustusi. Täpsemad plaanid võiksid paika saada uue koalitsioonilepinguga. Esimesed koalitsiooni läbirääkimised toimuvad selle nädala laupäeval.